Palanga 1000 kilomeetri autode kestvussõit läheneb. See on 23. juulil. Vaja on lahendada mitmedki üksikasjad. Te olete näinud võidusõitudel daame, kes hoiavad enne starti vihmavarju või teevad midagi muud ilusat. Kontakt Racingu ja sponsorite esindajate poolt valiti need tüdrukud välja õllesummeri ajal Playboy telgis. Kaunitare, kes ilmestavad meeskondi boksijalatöölideks. 4 välja valitud tüdrukut on teie ees. Ja Palangale lähevad Elu rock'n'roll number 2 Liina. Temaga kaasa läheb number 6 Liisi. Ja nendele 2 suurepärasele neiule lisaks saadame veel Palangale ka võistleja number 1 Liis Pekk. Ja see ei tähenda, et ma ütlen viimasena välja järgmise tüdruku, et tema oleks viimane, aga tema läheb ja tema nimi on Jana, number 7. Palju õnne! Mida arvab kogenud ringrajasõitja Sten Pentus ideest minna ennast 1000 kilomeetri jooksul autorooli piinama? Küsisime seda heategevusliku kardisõidu Tanel Leok ja sõbrade ajal. Sten, nüüd kui sa nägid, et kuidas 2 meie meeskonnast siin kardiga sõitsid, mis sa arvad, et on meil üldse lootust või mõtet Palangasse minna? Kindlasti on lootust ja mõtet. Et kui nüüd tõsist hinnangut anda sellele, siis on raske öelda enne, kui on teada, kes konkurendid on. Et alati sõltub palju sellest ka, kui hästi on vastased valmistunud ja seda ei tasu alahinnata. Ma arvan, et teil saab kindlasti lõbus olema. Mis sa üldse arvad sellisest pikama sõidust, mis on nagu enesepiinamise moodi spordiala? Mulle väga meeldivad, kui nad on hästi korraldatud ja seal on need klassid ja tehnilised tingimused on konkreetselt ja selgelt paigas. Et kindlasti on ta väga huvitav ettevõtmine. Küll mul on endal üks kogemus, et seda puhku küll mitte väga meeldiv oli see, et poole 24 tunni sõidul, kus ma osalesin, siis poole distantsi pealt oma klassi esimese liidri koha pealt pidime katkestama, kuna tiimikaaslane tegi käiguapsu ja Nürburgringil rada on nii pikk, et see oli 10 kilomeetrit boksist, et ei olnud võimalik ka boksi tavastada, et seda remontima hakata, nii et sinna see meie sõit lõppes. Mis sa arvad, millele me peaksime sõidus rõhku panema, kas kiirusele, kestusel või millelegi muule? Stabiilsele sõidule niimoodi, et kindlasti mitte rehve ära ei kuluta kiiresti, et mida kauem te püsite ja kasutate seda ühte jooksu rehvi, mis teil on ja mida paremini see rehv säilib, et ta on ikkagi täiesti teistmoodi lähenemine kui tavalisele ringraja võistlusele, et seal on hoopis teistmoodi ettevalmistamine, teistmoodi strateegiat. Kõik teavad, et tervislikum on käia jala. Siiski eelistavad paljud isegi poes käia autoga. Nii juhtus ka meie meeskonnal. Võistlus Leedus toimub 23. juulil. Jälgige meie käekäiku Facebooki kontol A2 Racing Palanga 1000.